Eesmärkide puhul on oluline mõista, et see on juhtimise lahutamatu osa. Ning mida selgemad ja inimesi puudutavamad nad on, seda tõenäolisem on see, et nende täitmise poole püüeldakse. Kui inimene tunneb, et see eesmärk on minu jaoks tähtis ka, siis ta pingutab selle nimel. Ja seetõttu on väga oluline ka vaadata otsa sellele, et kuidas eesmärk üldse sõnastada ja nii, et see kõiki kõnetaks ja oleks lihtsalt selleks, et paberile midagi kirja saaks. Põhimõtteliselt kõige levinumad probleemid eesmärkid on see, et neid sõnastatakse väga üldiselt. Tüüpiliselt näite on see, et suurendame müüki, parandame märkimisväärset turundustegevust või tõstame kliendi rahulolu kliendi teeninduses. Need võivad olla eesmärgid, milleni tahetakse jõuda, aga ta ei ütle ära konkreetselt, mida me tahame saavutada. See ei ole mõõdetav. Kust me teame, et millal on klient rahul, kui lihtsalt ei saa üldiselt on. Kui nüüd vaatad suurt pilti, siis eesmärgid on tegelikult üks selline väikene osa, aga väga tähtis osa sellist planeerimisest ja iga organisatsioon peaks tegema ja sellest, et kuidas hinnata oma tegevust. Kui eesmärk saavad saavutatud, siis on järelikult planeerimine ja sellele järgnev tegevus kõik korras. Kui mitte, siis tuleb jälle naasta sinna, et vaadata, et kus see viga tekib. Ja eesmärkidega seoses on enam levinud kaks sellist mudelit. Üks on 5V mudel ja teine on Smart mudel. Tõenäoliselt Smart mudelit on paljud kuulnud, kus siis üritatakse sõnastada eesmärk teatud kriteeriumite alusel ja 5V mudel on selline küsimuste jada, mis peaks andma väga selge nüansi sellele või sellele, et kuidas seda eesmärki siis hinnata. Kui nüüd vaatame nende mudelitele otsa, siis 5V mudel on selles suhtes väga lihtne. See on 5 ingliskeelset küsimust täpselt sellises järjekorras, et kui neid jälgida, siis on eesmärk üldiselt suurepäraselt sõnastatud. Ehk siis alustame loomulikult see, et kes, who, ehk meil on tähtis, et kes seda eesmärki hakkab täitma. Järelikult järgmine on, mida ta teeb. Väga oluline, millal, ehk siis oleks selline ajaraamistik. See tuleneb sellised projekti juhtimise nüansist ka, et igal eesmärgil peaks olema teatud ajaline piirang, võib-olla ka kus, ehk siis täpsustada ära, kus see tegevus peaks toimuma või kus see eesmärk saavutatakse, suurendatakse müüki Lõuna-Ameerikas näiteks. Ja väga oluline nüanss on miks seda eesmärki on vaja täita, mis selle tulemusena saavutada. Ehk siis kui me toome näiteks mingisuguse näite, et Tõnu koostab plaani reedeks ja räägib läbi klientidega Lõuna-Ameerikas, et suurendada läbimüüki 2 korda. Ehk siis seal on kõik need nüansid olemas. Nüüd teine oluline pool on see nõndanimetatud Smart mudel, mis siis annab ette samuti 5 kriteeriumi, mille alusel oleks võimalik eesmärki sõnastada. Ehk siis ta peab olema konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ja ajaliselt piiratud. Võrreldes 5V mudeliga on Smart mudel selline üldisem ja seetõttu annab väga palju mänguruumi. Nüüd, kui me hakkame neid asju mõlemat mudelit võrdlema, siis on tegelikult väga huvitav kokkulangevus. Kui me võtame 5V mudeli aluseks, vaatame, kuidas ta assotsieerub Smart mudeliga, siis me näeme, et kes on väga konkreetne. Ehk me teame täpselt, kes teeb mida, ehk siis see on konkreetne, mida ta teeb. Ja samus on see, et kui me paneme paika, mida ta teeb, järelikult on see tulemus mõõdetav. Ka see on ajaliselt mõõdetav. See tulemus on mõõdetav. Ja edasi vaadates siis on tegelikult see, et ta paneb paika ajalise piirangu. Järgmisena on kus. See on ka juba suhteliselt konkreetne ja teiselt poolt ka mõõdetav. Viimane küsimus 5V mudelil on miks asjakohane. Ehk siis sellel on mõte olemas, miks me seda asja teeme. Nüüd suuremaks probleemiks on Smart mudeli puhul saavutatavus. Smart mudelil on saavutatavus olemas väga konkreetselt öeldus, aga 5V mudelil ei tule see välja. Siin ei ole tegemist veaga, vaid me peame vaatama seda, et eesmärk, nagu ma ütlesingi juba enne, on üks osa suurest pildist. Kahjuks kiputakse tänapäeval väga palju võtma, sellisest suurest pildist, suurest protsessist mingi tükikene välja ja üritada kohandada seda kuskile mujale. See ei toimi. Ja seetõttu peab arvestama, et 5V mudelil puhul on juhil juba planeerimisprotsess käimas. Ehk siis ta ei hakka lihtsalt niisama mõtlema, et mida ma teen, vaid tal on planeerimisprotsess käimas, mis tähendab seda, et selleks momendis, kui ta hakkab eesmärki sõnastama, on tal juba teada, milleks tema meeskond on võimeline, mida tema töötajad suudavad, mis tähendab seda, et kui ta selle eesmärgi sõnastab 5V mudeli järgi, siis on ta juba veendunud, et see inimene, see meeskond, kes selle eesmärgi nimel hakkab tööd tegema, et nemad sellega saavutavad. Seetõttu on selles suhtes eesmärgi püstitamisel ja sõnastamisel juhil väga tähtis roll,
sest ta peab hoolikalt mõtlema, kas meeskonnal on eeldused ja ressurss olemas selle täitmiseks. Kui ei, siis peab juht mõtlema, et kuidas ta saab seda puudust kõrvaldada või toetada eesmärgi täitmist. Ehk siis sisuliselt tähendab see seda, et eesmärke sõnastades täidetavuse hindamisel ja nende täitmise kontrollimisel peab juht oma meeskonda väga hästi tundma. Ehk siis kokkuvõtvalt on see, et 5V mudel ja Smart mudel on kaks sellist töövahendit, mida saab kasutada, et eesmärke sõnastada. Üks on lihtsam, aga mis eeldab seda, et juht teab väga täpselt, milleks ta meeskond võimeline on. Smart mudel annab juhised selleks, et kaasata see meeskonna või töötaja kompetentside ja oskuste analüüs juurde veel. Ehk siis kas see eesmärk on saavutatav või mitte.